Tere tulemast minu kanalile Kaardisõnumid hingele. Kõigepealt ma tahan väikese sellise teadaande teile edasi anda. Et kes on märganud, siis ma olen siiani teinud neid 12 tähemärgi nädalasõnumeid nende lühivideotena ehk siis shortsidena. Aga ma otsustasin, et ma ei jätka sellel viisil. Ma jätkan nädala kaardisõnumeid ilma siis nende tähemärkideta. Ja ma teen seda nii, et nädala kaardisõnum tuleb siis iganädalaselt 2 valikuga. On 2 gruppi, mida sa saad siis ise valida, saad enda intuitsiooni nii-öelda tööle panna. Ja täna siin on ka mul 2 kaarti, 2 gruppi. Number 1 grupp on see kaart. Number 2 grupp on selline kaart. Et vali endale välja kaart, mis sind tõmbab. Võid panna vahepeal pausile, tunnetada, milline kaart sind enim tõmbab ja vali siis endale grupp. Ja siis siin selle video all saad kuulata, valida selle grupi. Muidugi võid ka valida mõlemad grupid ja kuulata mõlemad kaartide grupi sõnumit, kui soovid. Ja miks ma siis otsustasin edasi jätkata niiviisi, on sellepärast, et ma lihtsalt tundsin, et see tähemärkide ja nii-öelda see sodiaagimärkide teema ei ole nagu minu teema, et ma vahepeal lihtsalt tahtsin katsetada erinevaid formaate siin kanalil. Aga jah, ma tundsin, et see ei ole minu teema ja need videod läksid ka nagu väga pikaks, need 1,5 tundi ja üle selle, kui ma tegin neid sõnumeid tähemärkidele iganädalaselt, et ma tahan need videod hoida natukene lühemad. Et siis on minul ka kergem. Vot nii. Ja üleüldse mul siin vahepeal on olnud selline, kuidas ma siis ütlen, nagu madalseis. Et ma mõtlesin üldse, kas ma jätkan selle kanaliga siin YouTube'is. Kuidagi tundsin sellist väsimust ja nagu sellist tunnet, et kas see on vajalik, mis ma siin kanalil teen. Et kas ma olen nii-öelda õigel teel. Ja üleeile ma tegin taotluse enne magama jäämist. Tegin sellise taotluse ja ütlesin, et ma soovin unes näha sõnumit või märki, et kas jätkata selle kaardisõnumi kanaliga siin ja kuidas jätkata. Ja ma nägin unes, uskuge või mitte, aga ma nägin unes väga selget märki, sõnumeid, et ma pean jätkama. See oli selline väga eriline unenägu. Ja seal olid sellised märgid, sümbolid, mida ma siis hommikul üles ärgates kirjutasin, panin kõik paberile kirja. Ma analüüsisin neid märke, sümboleid, see olid väga konkreetsed ka sellised sõnad või laused, mis olid nagu kirja pandud paberile. Ja need andsid väga sellise tugeva sõnumi mulle, et ma pean jätkama ja andma edasi seda, mis minu seest tuleb
inimestele, ehk siis teile, kes te minu kanalit jälgite, kuulate, vaatate. Ja see oli väga selline huvitav unenägu. See pani mind nagu mõtlema väga sügavalt ja analüüsima üldse enda elu ja miks mulle see kaardi lugemine, miks mind see tõmbab. Ja siin ma siis nüüd olen. Muudan seda formaati natukene ja alustan siis nii-öelda otsast peale, et jätkan siis oma iganädalaste kaardisõnumitega ja saad siis valida iga nädal 2 grupi vahel. Saad panna enda intuitsiooni tööle, enda sisetunde. Ja tahan veel meelde tuletada, et need kaardi lugemised siin on sellised üleüldised, kollektiivsed, et need ei saa sinuga kõik siin resoneeruda. Et võta siit endaga kaasa see, mis sind kõnetab, mis sinuga resoneerub ja ülejäänu jätta kõrvale. Ja kui sa soovid isiklikku sellist kaardi lugemist, juhatust, siis saad minuga kontakti võtta. Minu kontakt on siin selle video all olemas. Ja hakkame siis vaatama, mis sõnumid on selleks uueks algavaks nädalaks tulemas. Ja enda lugemises kasutan väga erilisi kaarte. Need on sageduskaardid. Lisaks siis tarokaartidele ja oraklikaartidele. Ja olen nendest kaartidest ka varem enda kanalil rääkinud ja sa saad uurida nende kaartide kohta nende kodulehelt. See info on kõik siin selle minu video all olemas. Saad minna ja lugeda ja uudistada. Et need on ühed sellised väga erilised kaardid, need ei ole ennustuskaardid. Need on kaardid, mis tõstavad sinu sagedust ja mis aitavad sind viia sinu siis hingeteele. Meil kõigil on siin oma hingetee ja need kaardid aitavad sind siis juhatada tagasi enda hingeteele ja aitavad sul mäletada, kes sa tõeliselt oled. Ja need kaardid siis, ma kasutan neid siin ka iganädalaselt enda lugemistes, sest et minu kanali nimi on ju ka kaardisõnumid hingele ja need väga hästi sobivad minu selle formaadiga siin. Aga vali siis endale välja grupp, nagu ma ütlesin, pane video pausile, tunneta, milline kaart sind enim tõmbab ja mõnusat kuulamist. Grupp number 1 siis, kui sa valisid siin selle sageduskaardi, siis siin on sinu nädala kaardisõnumid. Ja alustame siis siit algusest. Tuli karikate 2 esimeseks kaardiks ja see on selline sügav emotsionaalne ühendus ja liit. Selline vastastikune austus. Et see nädal võib tuua selliseid hetki, kus on selline vastastikune mõistmine ja selline ühendus suhete osas siis. Ja sa võid siin nagu sellel nädalal näha teises inimeses nagu enda peeglit, et sa näed teises inimeses iseennast. Et keegi võib nagu peegeldada sulle iseend.
ja siin kohe kõrval müntide rüütel. See on selline natukene praktilisem kaart ja selline pühendumise kaart. Et see nädal soovitab sul olla selline kannatlik, järjepidev ja pühenduda nagu millelegi. Ja ära kiirusta. Mul on tunne siin, et kuna siin kohe siin kõrval oli see karikate 2, siis et see nädal on nagu väga hea aeg panustada suhtesse, suhetesse, suhte heaolusse. Et selline pühendumine suhtele on nagu olulisel kohal siin sellel nädalal. Ja kohe edasi on siin The Hanged Man ehk siis poodukaart ja poodukaart on alati selline nagu perspektiivi muutus, asjade vaatamine nagu teise nurga alt, et see kaart kutsub siin sellel nädalal siin muutma enda vaatenurka, enda suhtumist millelegi. Ja leia selline nagu tasakaal siin sellel nädalal, et katsu leida enda selline sisemine rahulolu ja selline seesmine rahu. Ja selle esimese rea lõpetab siin meil karikate äss. Selline uus algus suhete osas, südame avanemine. Mul on tunne siin, et siin sellel nädalal kellegil võib tulla mingi uus algus suhete osas, sellepärast et karikate 2 ja karikate äss siin koos räägib sellisest uuest algusest südame tasandil suhete osas. Ja see nädal kutsubki sind ka enda südant avama, et ole valmis vastu võtma ja ka jagama enda tundeid. Et see nädal võib nagu üllatada selliste ilusate uute emotsioonide ja tunnetega. Väga ilusad sõnumid tulevad siit läbi. Vaatame edasi, mis see teine rida siin räägib. Karikate 9. See on ka üks väga, väga hea energiaga kaart, selline rahulolu ja soovide täitumine. Väikesed sellised rõõmu ja õnne hetked on siin tulemas siin uuel nädalal. Ja see kaart kutsub sind ka siin sellel nädalal tundma rõõmu sellistest väikestest pisikestest hetkedest, asjadest ja ole tänulik selle eest, mis sinu elus juba on ja kes sinu elus juba on. Et selline väga, väga ilusad sõnumid tulevad siin selleks uueks nädalaks läbi. Ja siis tuleb siin mõõkade 8. Siin on kellelgi võib olla mingisugused sellised piirangud, mõttemustrid enda peas, mida sa oled siis ise endale tekitanud.
mingisugused sellised eelarvamused või kahtlused. Et siin on vaja kellelgi vabastada oma meel sellistest piirangutest ja hirmudest ja piiravatest mõttemustritest. Et kui sa seda siin teed sellel nädalal, siis sul nagu tekib see võimalus uueks alguseks suhete osas, armastuse osas. Et lase lahti nendest piiravatest mõtetest ja hirmudest ja ärevusest, mis sinu peas on. Ja karikate 3. Siin sellel nädalal võib tulla sellist tähistamist ja sellist koosviibimist sõpradega, mingisuguse kogukonnaga, mingisugune selline rõõmu jagamine, õnne jagamine, sellised ühised toredad hetked. Ja selle rea siin lõpetab meil erakukaart. Ja erak on selline sisekaemus ja enda nagu sissevaatamine. Ja koos selle mõõkade 8-ga siin see räägibki sellest, et siin on vaja kellelgi siin sellel nädalal nagu enda sisse vaadata, sissepoole sügavalt vaadata, et mis on need piiravad mõttemustrid ja käitumismustrid siis, mis hoiavad sind kinni, mis ei lase sul sinu südant avada. Tuli välja siin see karikate äss. Et tahab tulla midagi väga ilusat, uut südame tasandil, su süda justkui nagu tahab avaneda, aga sa ise siin hoiad nagu enda südant suletuna kinni. Et väga tugev selline sõnum, et on vaja tegeleda enda sisemaailmaga, selliste hirmude ja käitumismustrite ja mõttemustritega. Ja sageduskaardipakist tuli selline kaart, ma natuke loen, mis sõnum siin sellel kaardil on. 2 päikest, kaksikleegid. Ma olen naisvertikaali ja meeshorisontaali ühinemine. Ma olen tõelise harmoonilise liidu kehastus. Ma mäletan 2 päikese jumalikku disaini. Ma ühendun pühameheliku ja naiseliku kristiliku sagedusega. Tõeline kaksikleeg tuleb sinu ellu õigel ajal, olgu see püha liit sinu enda sees või armastava hingena, kes peegeldub väljaspool. Usalda jumalikku ajastust, usalda armastuse arhitektuuri. Et siin sellel nädalal tuleb väga tugevalt läbi sõnum, et väga olulisel kohal siin on millegipärast suhted. Need tarokaardid siin räägivad sellest. Ja see sageduskaart ka, 2 päikest, kaksikleegid ja selline harmooniline liit, naisenergia ja meesenergia selline ühinemine. Et on vaja leida siin sellel nädalal enda sees selline tasakaal,
see harmooniline liit siis, et selleks, et suhe toimiks, on vaja iseendas leida selline sisemine tasakaal, et saaks üldse tekkida selline harmooniline liit kellegiga. Et nagu ma ütlesin ennem, siis need tarakaardid ka väga selgelt andsid nagu sõnumi siin, et on vaja enda sisse vaadata ja tegeleda iseendaga ja nende piirangutega, mis sul siis takistavad seda tasakaalu leidmast. Et kui sa oled leidnud endas sellise sisemise rahu, siis sa saad nagu luua ka teistega sellise harmoonilise ja tugeva liidu. Et leia tasakaal oma tunnete ja mõtete vahel, et vabasta sellised kahtlused ja piirangud. Et kui sa oled rahus oma tunnete ja mõtete ja ka soovidega, et siis saab see armastus voolata vabalt. Et mingid uued algused tahavad siin tulla kellegil. Aga jah, nagu ma ütlesin, et on vaja nagu tegeleda iseendaga. Enne, et kui see uus liit saab nagu tulla. Ja see karikate 9 siin koos selle kaksikleegi kaardiga annab veel sellise väga tugeva sõnumi, et naudi elu ja naudi neid väikseid rõõmu ja õnne hetki. Ja et kui sa ei tunne iseendas sellist rõõmu ja rahu ja kui sa ei armasta iseend, siis ei saa tulla ka see harmooniline liit ja see harmooniline liit ei saa toimida. Et see nädal kutsub sind nautima iseennast ja enda elu ja selliseid väikseid hetki elus. Ja selle karikate 9-ga on veel see, et kes veel ei ole märganud, siis inspireerituna sellest kaardist ma lõin ühe meditatsiooni, mis siis aitab sulle sellist õnnetunnet ja tänutunnet endas aktiveeruda. Et ma ei tea, võib-olla sul on vaja kuulata seda meditatsiooni, et proovi, kuula. See on selline lühike 10-minutiline juhendatud meditatsioon. Võib-olla on kellelgi seda siin sellel nädalal vaja. Aga väga ilusad sõnumid tulid sulle grupp number 1 selleks uueks algavaks nädalaks ja kui need sõnumid sind kõnetasid, siis vajuta pöidla nuppu. Ja kui sa ei ole hakanud veel minu kanalit jälgima, siis kutsun sind seda tegema, vajuta selleks kellukese nuppu. Aga mina tänan sind ja soovin sulle ilusat algavat uut nädalat. Grupp number 2. Kui sa valisid selle ilusa lõvikaardi, siis siin on sinu nädala kaardisõnumid. Hakkame siis vaatama siit otsast peale. Esimeseks kaardiks on mõõkade kuninganna. Ja sul on siin vaja sellel nädalal sellist selget mõistust ja sellist nagu julgust seista enda tõe eest, enda tõekspidamiste eest.
et ja samal ajal ole nagu selline tasakaalukas, et ära ole nagu selline, kuidas ma siis ütlen, ära suru enda tõde nagu teistele peale. Et kasutasin sellel nädalal enda sellist selget mõistust ja tarkust, kui sa teed mingisuguseid otsuseid. Et sellised teadlikud otsused ja valikud. Ja siis on siin müntide 8. See kaart kutsub sind olema selline järjepidev sellel nädalal, et millegipärast on oluline olla oma tegemistes hästi järjekindel siin sellel nädalal, selline pühendunud. Et see on selline nagu meistrikaart. Et kui sa soovid siin midagi saavutada, siis see kaart ütleb seda, et selline meisterlikkus sünnib läbi harjutamise ja pühendamise. Et ükskõik millega sa siin tegeled parajasti, siis oluline on olla nagu järjekindel ja selline pühendunud. Ja siis tuli siin edasi kaart tugevus. See on selline sisemine julgus ja sisemine selline vägi ja tasakaal. Et sa võid siin sellel nädalal kogeda nagu selliseid hetki, kus sa leiad endas sellise sisemise jõu ja julguse ja väe, mis aitavad sul siis nagu ületada erinevaid selliseid väljakutseid elus. Ja väga oluline on siin sellel nädalal ka jääda selliseks rahulikuks ja enesekindlaks, et ükskõik mis elu sulle siin pakub, toob või millega üllatab siin sellel nädalal. Ja karikate 2, see on selline harmoonilise liidu kaart, sellised sügavamad suhted teistega. Et siin võib kellelegi sellel nädalal tuua mingisuguse sellise kontakti kellegiga või sügavama sideme kellegagi, kes siis nagu toetab sind. Mingisugune selline harmooniline liit võib siin kellelgi sel nädalal tekkida. Ja see kaart ka väga tugevalt nagu soovitab sul keskenduda suhetele ja hoida suhteid. Et selline ühendus teistega on sellel nädalal nagu olulisel kohal. Ja teine rida siin, karikate kuninganna, see väga tugevalt räägib siin sellisest enda intuitsioonist. Et kuula sellel nädalale väga tugevalt enda sisemist tarkust, enda sellist sisemist juhatust ja intuitsiooni. Ja keegi võib ka siin sinult nagu vajada sellist emotsionaalset nõu või keegi võib vajada nagu sinu sellist emotsionaalset kohalolekut. Et see karikate 2 ja karikate kuninganna siin koos nagu annavad sellise sõnumi, et selline emotsionaalne ühendus, emotsionaalne liit võib tulla siin kellelgi sellel nädalal.
ja selline empaatia on nagu olulisel kohal, et ole selline empaatiline sellel nädalal. Et kui keegi vajab siin sinu sellist juhatust või tuge, siis see kaart kutsub sind olema sellel nädalal hästi selline empaatiline. Ja sauade 7, see kaart räägib sellisest enda väärtuste eest seismisest ja enda sellised tõekspidamised. Julge näidata enda tõelist mina, tuleb siit läbi selline sõnum. Ja kui sa seda teed, kui sa oled selline otsusekindel ja julged enda väärtuste, enda tõekspidamiste eest seista, siis see nagu paneb teisi sinna austama. Ja see võib nagu sulle avada selliseid uusi võimalusi. Ja kohe siin edasi on karikate poiss. Siin tulebki nagu kohe see sõnum, et kui sa julged selle sauade 7-ga, kui sa julged nagu olla sina ise, siis see võib tuua sellise uue kogemuse, mingisuguse sellise pakkumise, mis nagu puudutab justkui sinu südant, mis toob sulle nagu rõõmu. Ja see karikate poiss kutsub sind ka sellel nädalal olema selline avatud südamega ja uudishimulik. Mingisugused sellised uued kogemused tahavad siin tulla kellelegi, aga selleks on vaja hoida enda süda avatuna. Ja on vaja nagu olla selline mänguline sellel nädalal siin. Ja selle rea siin lõpetab müntide 10. See kaart kutsub sind siin sellel nädalal nautima enda saavutusi ja seda küllust nii materiaalselt kui vaimselt, mis sinu elus on. Ja see müntide 10 on ka perekonnakaart, et siit tuleb ka läbi sõnum, et sellel nädalal on olulisel kohal peresuhted. Ja väärtusta seda, mis sul juba on ja hoia neid suhteid ja veeda aega enda perega. Perekond on märksõna. Ja siis sageduskaardipakist tuli selline väga ilus lõvikaart ja ma loen ka natukene, mis siin kaardi taga, mis sõnum siin on. Suur valge lõvi, ma kehastan jumalikku väge, ma juhin läbi lüüravalguse. Ma olen Emerald Orderi meister. Sa liigud elus läbi jõulisuse ja väärikuse. Sa ei karda olla nähtav, sa pead meenutama oma sisemist kuninglikkust, kasvatades enesekindlust. Sinu teadlikkus reaalsusest on sinu tugevus. Sinu universaalne ühendus ulatub kaugele üle keskmise ja on kõike muud kui tavaline.
sa oled julge astuma suuri samme ja avatud riskidele, mis võivad sind viia järgmisele potentsiaalsele tasemele. sa tead, kes sa oled, ka keerulistel aegadel. sinu hing on pärit väga kaugelt, enamasti Lüüra tähesüsteemist. mõned tunnevad sind nime all Elohei Elohim. sa oled sündinud juhiks, sa armastad seista oma tõe eest. sa oled sündinud õpetama inimesi mitte ainult sõnadega, vaid vaikse teadmise kaudu, mida edastad energeetiliselt. sa oled väga kaitsev oma lähedaste suhtes ega talu ebaõiglust. sina oled see, kes hoiab ruumi ja vajadusel muudab selle. sinu kohalolekus ei ole vaid mõjuvõim, see on prohvetlik. sa ei ole lihtsalt kohal, sa oled meenutuse jõud, kes kutsub ja julgustab teisi tagasi nende enda väesse. samuti on suur valge lõvi muistne Atlantise püloon implantaadi võrgustiku tehnoloogia, mis ühendub Lõuna-Prantsusmaaga Montsegouris. väga selline tugev sõnum tuleb siit läbi, et siin sellel nädalal on vaja seista enda eest, on vaja seista enda väes, nagu tuli ka siin selle sauade 7-ga välja ja selle tugevuse kaardiga, mis on ka lõvikaart, et 2 lõvikaarti tulid välja nagu topelt. et on vaja leida endasse sisemine julgus ja tugevus ja vägi ja ära karda olla siis nähtav, nagu see kaart ütleb. on vaja tegeleda iseendaga nagu selles mõttes, et kellel on siin probleeme enesekindlusega, siis see nädal on nagu vaja tegeleda sellega. et on vaja leida see enesekindlus endas ülesse. ja siin on see lause, et sa oled väga kaitsev oma lähedaste suhtes ega talu ebaõiglust. koos selle müntide 10, selle perekonnakaardiga. nagu ma ütlesin, et sellel nädalal on nagu see perekond väga olulisel kohal. siis tuleb siit läbi sõnum, et hoia enda peret siin sellel nädalal. millegipärast on vaja kaitsta kellelgi enda peret siin sellel nädalal energeetiliselt väga tugevalt. ja sina oled nagu justkui see ruumihoidja, tuleb läbi sõnum perekonnas siis. et sellel nädalal sina võid olla see, kes nagu hoiab seda ruumi. ja kui tekibki selliseid arusaamatusi või konflikte perekonnas, siis siit tuleb läbi sõnum, et on vaja nagu hoida sellist nagu sisemist rahu endas. et kui sa seda teed, kui sa jääd rahulikuks, hoiad seda sisemist rahu, siis see kandub edasi ka teistele energeetiliselt siis. ja siis need väiksed konfliktid ja arusaamatused lahenevad sellise kergusega ja läbi rahu ja armastuse. ja sina oled siin sellel nädalal eeskujuks oma perele. et jälgi siis iseend.
mida sa siin teed sellel nädalal, kuidas sa käitud, mida sa mõtled, mida sa tunned, jälgi enda käitumis- ja mõttemustreid. Et sa oled eeskujuks oma lastele ja ka oma partnerile. Sinu ülesandeks siin sellel nädalal on hoida sellist turvalist ruumi ja kaitsta iseenda ja oma pere energiat. Ja kasuta siis enda sellist sisemist väge ja tarkust ja empaatiat. Vot sellised sõnumid tulid siis grupp number 2 ja kui see sõnum sind kõnetas, siis vajuta pöidlanuppu ja kutsun sind ka enda kanalit jälgima, kui sa pole seda veel hakanud tegema. Vajuta selleks kellukese nuppu, aga mina tänan sind ja soovin sulle ilusat algavat uut nädalat.